Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja räägime sellest, kuidas oleks võimalik siis teost esitada autori nõusolekuta. Autoriõiguse seaduses paragrahvis 22 on kirjas, et kuidas on siis autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta lubatud teost avalikult esitada. Et seda võib siis teha õppeasutuses vahetult õppeprotsessis ja õppeprotsessi alla lisaks tunnile läheb siin ka õppetööväline tegevus. Ja õppeasutuses toimub see siis kas siis õpetava personali või õpilaste enda poolt. See tähendab, et näiteks tunnis on täiesti lubatud laulda Rene Eespere laulu või siis lugeda Leelo Tungla luuletust ja see õppetööväline tegevus tähendab siis ka seda, et me võime seda teha ka aktustel, emadepäeva kontserdil ja siis on veel seaduses ära sätestatud, kes peaksid olema need kuulajad. Et kui on kuulajaid ja vaatajaid, siis tingimus, et kuulajaskonna moodustavad vaid õpetav personal ja õpilased või teised isikud, kes on otseselt seotud õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse. Nii et lapsevanemad ja eestkostjad võivad siis samamoodi olla kuulajateks ja sellisel juhul ma luba küsima ei pea. Kindlasti tuleb teada anda ka autori nimi. Seda võib siis teha kas selle teose esitaja või on näiteks tehtud mingi kava selle ürituse jaoks, aga seda tuleb teha. Keeruliseks läheb olukord, kui tänapäeval väga paljudes asutustes kantakse aktuseid ja kontserte üle ja sellisel juhul on siis võimalik seda kontserti jälgida ka kõigil inimestel, kes võib-olla ei ole selle asutusega otseselt seotud. Siis tuleb juba mõelda, et millise autori loomingut sellel üritusel esitatakse. Ja me peame ikkagi meeles pidama ka seda, et millise teosega siis tegemist on, et autoriõigused kehtivad autori eluea pluss 70 aastat, rahvalaule me võime rahulikult laulda, kelleltki ei pea küsima. Ja tegelikult alati võib küsida luba, et kui ma tahan avalikult esitada mõnda asja, siis ma pöördun erinevate organisatsioonide poole, ma teen siin ühe kodulehe ka lahti, autoriõiguse organisatsioonid Eestis ja siin on olemas neil kontaktid, et on võimalik helistada ja on võimalik kirjutada, et esitajate liit, äritarkvara liit, arhitektide liit, kunstnike liit, audiovisuaalautorite liit, Eesti autorite ühing. Nii et kui siis täpselt siit lugeda, siis on võimalik välja lugeda, et kuhu ma täpselt pean kirjutama või helistama ja nad väga heal meelel annavad nõu või annavad siis autorite kontakti või ütlevad, et kellele kuuluvad siis selle teose puhul need autoriõigused. Nii et tasub küsida.